Head sõbrad, täna tervitan teid ühelt maha jäetud sadama kailt. Veel aastakümneid tagasi või võib-olla isegi 10 aastat tagasi toimus siin vilgas elu. Palju laevu külastas seda sadamat selleks, et võtta siis kas Hiiumaa puitu või turvast ja viia seda siis kuhugi, kus seda sooviti osta. Täna ei toimu siin suurt midagi. Lige pere käib siin vahel siin kalda ääres õngega kala püüdmas ja võib-olla mõni armunud paar käib siin kai peal jalutamas. Ja nagu näete, kuna seda ei ole kasutatud, siis rohi ja taimed pressivad teesillutusest läbi. See, mis annab roostetada, see roostetab ja nii edasi. Elus on niimoodi, et mingisugustel asjadel on mingisugune aeg. Ja üks elutarkusi on see ära tabada, et millal on see õige aeg ja millal on aeg, kui võib-olla tuleb mingitel asjadel lasta minna. Kui me mõtleme Jumala sõna peale ja ka selle nädalavahetuse peale, kui vähemalt Eestis on nii, et suurtest linnadest või suurematest linnadest, meil väga suuri linnu ei olegi, aga suurematest linnadest inimesed siis põgenevad kuhugi saartele või ranniku äärde, kus on kadakaid või kus on merd või kus tehakse lõket selleks, et tähistada jaanipäeva. Ja sel korral on osa ka jaani nädalavahetus, sest siin on nii nädalavahetusse mahub neid jaanilõkkeid ja pidusid kui ka uue nädala algusesse. Ja jaanipäeval me ju mõtleme Risti ja Johannesele või siis kes mõtleb, kes ei mõtle. Ja Risti ja Johannese elus oli võib-olla midagi sarnast kui selle Lehtmaa sadamaga. Nimelt sellel sadamal oli kunagi oluline koht ja täna ei ole. Risti ja Johannesel oli tema elus üks aeg, üks oluline kutsumine, missioon ja üks oluline aeg ja koht. Ja ühel hetkel oli aeg, kui ta pidi ütlema, mina pean vähenema ja tema peab kasvama. Minu aeg on möödas. Ja see on midagi väga olulist, olgu see siis mõeldes firma juhtimise või koguduse pastoriks olemise või paljude teiste asjadega seoses, et tabada ära selles elus see hetk, kui võib-olla mingi asi on muutumas või mingi asi on liikumas ühest kohast teise. Mingi hetk on see, kus võib-olla me peame tagasi tõmbuma. Mingi hetk on see, võib-olla kui me peame millessegi astuma. Tänase sõnumi võib pealkirjastada, kuidas olla teine viiul. Kuidas olla teine viiul? Millest ma täpsemalt räägin, sellest saate juba ütluses kuulata. Aleksandra juhatab meid täna alguspalvesse ja Marika ja Peeter teenivad meid muusikaga. Nii tore, et sa oled täna koos meiega. Usume, et täna on üks õnnistatud aeg koos, sest me oleme koos Jeesusega, sest tema on seda tõotanud. Me alustame Jeesuse nimel. Kõike ta mul
Jeesusel töötan, mu kõrval ta käib. Kui Jeesusel töötan, mu kõrval ta käib. Hello, everybody. I want to share a little story with you that might sound familiar if you've ever been pushed outside of your comfort zone. This year, I joined a softball team. Now, I'm not what you would call athletic at this point in my life. Actually, the idea of swinging a bat in front of a crowd or trying to catch a ball flying at me, that sounds way out of my comfort zone. I signed up with a mix of hesitation and hope, but mostly to try something new and to try to have fun doing something different. Before our first game, I had all the doubts running through my head. What if I strike out every time? What if I drop the ball? What if I let the whole team down? But I showed up. I tried. I played. And to my surprise, I wasn't terrible. In fact, I would say I did better than expected. Maybe not MVP status, but definitely not disaster level either. That small success reminded me of something powerful. Sometimes the biggest victories aren't about winning the game. They're about showing up when you don't feel capable. In 2 Corinthians 12:9, Paul writes, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." When we step out in faith, even feeling unqualified or unsure, God doesn't leave us alone. He fills in the gaps. He gives us strength, peace, and courage that we couldn't come up with on our own. Joining the softball team reminded me that I don't have to be perfect, and I don't have to rely only on myself. What matters is saying yes to the opportunity and trusting that God will meet me in that uncomfortable space. It's a lot like living as a Christian. There are days when we feel unprepared, unqualified, and unsure. We mess up, we hesitate, but we show up. And God uses our willingness, not our perfection, to make something meaningful out of our lives. Just like I was surprised by my own ability on the field, we might be surprised by how God works through us when we step forward in obedience. Whether it's serving someone, speaking truth, or simply being kind, He can do more through us than we have ever imagined. So today, maybe there's something in front of you that feels like a softball game you're not ready to play. Don't let fear or self-doubt hold you back. Step up to the plate, swing, show up. God's grace is more than enough. Let's pray. God, thank you for meeting us in our weakness. Help us to trust you when we feel unsure and to remember that your power shines brightest when we step out in faith. Give us courage to try even when we're afraid. Use our lives for your glory, one small yes at a time. Be with friends of our church, both near and far, and be with anyone questioning or wondering about you. Let them feel your presence. Bless the rest of the service. In Jesus' name, amen.
Johannese evangeeliumist 1. peatükist salmidest 19–27 loeme. Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima, kes sina oled? Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas, mina ei ole Messias. Ja nad küsisid temalt, kes siis? Kas sa oled Eelia? Ja ta ütles, ei ole. Kas sa oled prohvet? Aga tema vastas, ei. Siis nad ütlesid talle, kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad? Ta lausus, mina olen hüüd ja hääl kõrbes. Tehke tasaseks issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud. Aga läkitatuid oli ka variseride seast ja need küsisid Johanneselt, kui sa ei ole Messias ega Eelia ega prohvet, miks sa siis ristid? Tema vastas neile, mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsi paelagi lahti päästma. See on Jumala sõna. Maailmakuulus New Yorki filharmoonia dirigent Leonard Bernsteini käest küsiti kord ühes intervjuus, et milline on see instrument, mida on kõige keerulisem mängida. Ja kuulsa dirigendi vastus üllatas paljusid. Nimelt Leonard Bernstein vastas, see pill on teine viiul. Esimese viiuli mängijaid leidub küllaga, aga leida keegi, kes mängiks teist viiulit sama kire ja entusiasmiga, vot see on probleem. Ent kui keegi ei mängi teist viiulit, ei teki harmooniat. Midagi sarnast on vastanud ka üks teine kuulus dirigent Arturo Toscanini. Ei ole keeruline leida mõnda klaveri või viiuli virtuoosi. Alati leidub neid, kes otsivad võimalusi särada ja auhiilguses olla. Kui sa aga tahad teha suurepärast muusikat, pead sa leidma inimesed, kes on valmis mängima teist viiulit. Nemad teevad orkestrist orkestri. Vaatamata toodud näidetele ei taha ma täna rääkida muusikast, ei taha täna rääkida harmooniast, meloodiast ega sümfooniast ega millestki sellisest, vaid täna ma tahan rääkida ühest mehest, kelle olemus küll aitab meil mõista midagi, mis on seotud muusikaga ja see juba nendest näidetest välja tuli, ehk mida tähendab olla teine viiul. Kui me peame jaanipäeva, erinevates riikides on sellel erinev tähtsus, eestlaste jaoks on jaanipäev väga-väga oluline püha, tullakse kokku küladena, kogukondadena, perekondadena, tehakse suur lõke, süüakse palju liha, mitmetes kohtades ka juuakse palju alkoholi ära, aga tullakse selleks, et rõõmsalt tähistada siis jaanipäeva. Kõige pikemat päeva või kõige lühemat ööd. Ja ei ole tõenäoliselt väga palju neid, kes mõtleksid jaanipäeval Risti ja Johannesele. Ka kristlaste seas, isegi kui teatakse seda, siis väga sellele ei keskenduta, et me oleme kokku tulnud Risti ja Johannese sündimise päeva tähistamiseks. Ikka on kõik muud asjad olulisemad. Ja see on natukene iseloomulik Risti ja Johannese läkitusele või kutsumisele. Me ei saa öelda küll, et Risti ja Johannese elu oleks olnud kuidagi varjul või tähelepandamatu, sellepärast et ta oli kõike muud kui tähelepandamatu. Kui ta tuli välja kõrbest, tema välimus oli väga silmatorkav tõenäoliselt, see ei olnud tavapärane, tema elukombed ja harjumused olid teistsugused ja veel enam see, mida ta tegema hakkas, kui ta Jordani ääres ristima inimesi hakkas, see kuidagi tõmbas ümbruskonna külade, linnade inimesi niimoodi kokku, et Risti Johannese puhul võiks öelda, oli tegu tollel ajal vaimse superstaariga. Ja tema tegevus oli nii tähendusrikas, et
ka preestrid ja leviidid ja variserid tulid Jordani äärde ja oli neid, kes lasi ennast ristida Johannesel, kes küsisid, et mida me peame tegema, et ma võiksin edasi õigesti elada, mida sa nõu annad, ja lasid ennast ristida meeleparandusristimisega, aga paljud tulid ka küsima lihtsalt, et kes oled? Mida sa teed? Et ümberringi inimesed ja meie vaimulikud ülemused ja kõik küsivad, et kes ta on ja mida ta teeb. Meil on vaja midagi vastata neile. Et kas sa oled Messias või oled sa prohvet või oled sa tagasi tulnud, inkarneerunud Eelia või me tahame ju inimestena kõigile ja kõigile nagu silte peale panna ja aru saada ja mõista, et millega täpselt tegu on, kuhu me saame selle lahterdada. Ja nemadki tahtsid, kuhu me nüüd asetame selle risti Johannese, et siis me saame ka kuidagi tema tegevusele mingisuguse sildi külge panna. Aga Johannes ei anna selget vastust. Ja see tema vastus, ma olen hüüd ja hääl kõrbes, ma ei oska öelda, kui palju see selgitust tõi. Aga mida ta ütles selgelt, ütles, et ma ei ole Messias ja ma ei ole Eelia. Kas poleks kiusatus sarnastes olukordades öelda, kui me mõtleme selle olukorra peale või selle taustsüsteemi peale, mis tollel ajal Iisraelis oli, kus oodati Messiat, et kas ei oleks kiusatus öelda, et siin ma olen, mina olengi see, mina olengi teie õnnest just puudu olnud, et küll on tore, et mind ära ootasite. Ja ma ei oska öelda, kuidas oleks selle reageeritud, aga ma kujutan ette, et kui ta oleks ütelnud seda, et ma olen Messias, siis see oleks tema populaarsust veel kasvatanud, seepärast, et tal oli üks jumalik meelevald inimesi kokku tuua ja viia läbi seda, milleks tema siis oli läkitatud ristida meeleparandusristimisega. Aga ikkagi see mõte, et kui sa küsid, kas sina oledki see Messias, jaa, mina olen, imetlege mind, vaadake mind. Aga vaatamata sellele, et see kõik, mida risti Johannes tegi või mida Jumal läbi risti Johannese tegi, see oli väga eriline, aga ta ei lasknud võita ennast inimlikul kiusatusel, lasta paista ennast kellegi rohkemana, kui ta tegelikult on. See kiusatus meil vahel on. Me tahame kuidagi paista inimestele kellegi rohkemana, kui me oleme või kellegi rohkemana, kui ka kelleks Jumal meid kutsunud on. Ja nii ta teeb väga selgeks, mis on tema roll ja osa. Ta ütleb, ma ei ole Messias. See, mida ma teen, see on oluline. Seda on oluline mõista, et risti Johannes kuidagi ei alavääristanud seda, et mis te nüüd, et see, mis mina siin teen, et sellel pole mitte mingisugust tähendust ja mina siin ainult veega ristina, see ei ole mitte midagi. Ainuke põhjus, miks ta ütleb seda, et mina ristin veega, aga tema tuleb ja ta teeb midagi enamat, sellise võrdlusmoment. Aga Johannes mõistis, et see, mida tema teeb sellel hetkel, see on see, mida ta tegema peab. Ja see on oluline ja see on ülevalt ja see on taevast. Ta ei alavääristanud oma rolli, oma kohta, aga ta lisas, et see, kes tuleb peale mind, tema on see, kelle jalatsi paelagi ma ei ole väärt siduma. Kui tuua see tänapäeva konteksti, siis ma usun, et ei ole pastorid, kelle jaoks oleks maailma õnnelikum päev, kui tema kvartalisse või tema naabertänavasse või väiksemas linnas, üldse tema linna, rajatakse üks uus kogudus. Tuleb üks meeskond või tuleb üks karismaatiline noor liider ja koondab enda ümber inimesi ja rajab uue koguduse. No me oskame head nägu teha, aga vaevalt, et see mei nagu vaimustusest kargama või rõõmustama paneb. Jah, me saame aru puht pragmaatiliselt, et tegu on Jumala riigiga ja iga võidetud inimene Jumala riiki on meie kõigi võit. Aga ikkagi, see, öeldakse ju, et iga ärkamise suurim vaenlane on reeglina eelmine ärkamine.
me võib-olla isegi õnnistame ja palvetame naaberkoguduste eest, aga selles on ka omad sellised õrnad kohad. Mis siis, kui mu koguduse liikmed leiavad, et see uus kogudus on palju atraktiivsem ja kuidagi liigub palju relevantsemalt või kaasaegsemalt selles, kuidas üks kogudus peaks liikuma. Mis siis, kui nad lähevad sinna kogudusse? Mis siis, kui minu töö selle naaberkoguduse valguses tundub selline ajast ja arust ja saamatu ja viljatu? Need on igati loomulikud küsimused ja ma usun, erinevates mõõtmetes tekivad kõigil vaimulikel, kes sellistes olukordades on. Kui me alustasime Harri Elleriga Hiiumaal Kärdlas 90ndate lõpupoole jumalateenistusi Kärdla koolimajas, siis ei kõlanud arusaadavalt mingit suuri vaimustuse hüüdeid kohalike vaimulike seas. Kohalikud pastorid ei tulnud õnnitlema, õnnistama, julgustama. Pigem kohtasime seda, et meie tööd äärmuslikel juhtudel nimetati isegi vale vaimu tööks, lammaste varguseks. Ma pidin aru andma, et kui see on vale samm, mida ma teen, kas ma olen valmis meelt parandama, andeks paluma ja tunnistama, et see on vale samm ja nii edasi ja nii edasi. Ja seda imetlusväärsem on mõelda, et oli ka neid pastoreid, kes siis südamesse ei näe, aga ma usun, et südamest tulid ja õnnistasid ja julgustasid. See kahtlev, alalhoidlik, mittetoetav, pigem võib-olla viga kui võimalust leidev reaktsioon sellistel puhkudel, see on igati mõistetav. Ma ei ütle, et see peaks niimoodi olema, aga see on igati mõistetav ja ma ei julge arvata, et ma ise kuidagi teistmoodi sarnases olukorras reageeriks. Aga eks see ole meie kõigi selline kasvamise koht. Ja see küsimus ongi see, et kas meie oleme valmis õnnistama kedagi teist nii, et mina sellest kasu ei saa, vaid saabki tema sellest kasu. Kui palju me oleme valmis rõõmu tundma, kui kellelgi teisel läheb hästi. Ka meie valdkonnas, kus meie liigume. Ega see nii tavaline võib-olla ei olegi. Ma arvan, et see on küsimus, mida me igaüks saame küsida, et kas ma olen valmis õnnistama, toetama, julgustama kellegi teise teenistust nii, et keegi sellest isegi teada ei saa. Oled sa valmis andma oma ressurssi, aega, teadmisi, kogemust kellegi teise esile tõstmiseks? Need on päris küsimused, mis näitavad väga palju sellest, kes me oleme. Sest avalikus ees tehtud asjad, ma ei tea, kui me korraldame mingisuguseid ükskõik kui altruistlikuna tunduvaid heategevuskampaaniaid või oikumeenilisi ettevõtmisi, need võivad olla siirast südamest ja täiesti puhtast ja siirast südamest, aga samas võivad nad samal ajal olla sama palju orienteeritud või motiveeritud edevusest või soovist pildil olla või soovist mingisugust tagasisidet saada, et näed, et küll on tubli, küll on alandlik, küll on selline ja selline. Need avalikult tehtud asjad ei pruugi anda meile päris objektiivset pilti sellest, kes me oleme. Aga küll need asjad, mida me teeme siis, kui mitte keegi ei tea ja mitte keegi ei näe. Tänase jutluse pealkiri on Teine viiul. Ja ma usun, et igaüks me mõistame seda, mis selle taga on või mis see mõte selle väljendi taga on, teine viiul. Eestlastele muidugi sellel teemal rääkida on veidikene ohtlik, seepärast et eestlane on oma olemuselt valdavalt, kuidas ma ütlen, selline pigem tagasihoidlik. Alati on erandid, aga pigem tagasihoidlik, pigem see, kes soovib varju jääda, pigem see, kes ütleb, las mis mina, las teised. See ei ole see, millest ma räägin. Vaid ma ei räägi sellest, et peaks kogu aeg demonstratiivselt ringi käima ja ütlema, et mina ei ole midagi väärt. Las teised teevad.
ja pidada seda siis selleks teiseks viiuliks olemisega. Las teised säravad, mina olen tagasihoidlik. See ei ole seda. Sõjaväes nimetatakse sellist suhtumist üldiselt deserteerumiseks orkestris. Kui me muusika toome näiteks, siis orkestris on see passiivsus, laiskus või ebakindlus ja meid ei hoita kaua selles orkestris. Esimese viiuli mängimine ei ole sugugi vähetähtis. Sellepärast, et on vaja eesminejaid, on vaja edasipürgijaid, on vaja redelil kõrgemale tõusjaid, on vaja arvamusliidreid, on vaja eeskujusid, on vaja juhte. Kõik neid on vaja. Mõtle piibli lugude peale. See on suuresti juhtide lugu, see on suuresti esimeste viiulite lugu. Kõiki neid on vaja. Aga on üks eriline kutsumine olla nende esimeste viiulite võimestaja. Ja kuule nüüd, ei ole mitte mingisugust vahet, kas sa mängid esimest või teist viiulit, ükskõik millises eluvaldkonnas või teenimises. Sul peab olema teise viiuli süda. Ma usun, et Jumal ei lasegi ka esimese viiulina tõeliselt oma riigis teenida neid, kellel ei oleks teise viiuli südant. Sest Jeesus on jätnud meile selleks suurepärase näite. Kui küsida, et kas Jeesuse elu, Jeesuse teenimine oli ta teine viiul või esimene viiul, siis ei ole mingisugust kahtlust. Ta oli ilmselgelt esimene viiul. Aga tal oli läbinisti teise viiuli süda. Kõik, mida ta tegi, oli selleks, et õnnistada, võimestada, julgustada, tugevdada, päästa sind ja mind. Ta ei teinud mitte midagi iseenese heaks või iseenese pärast. Ta ühel hetkel lihtsalt küsis isa käest enese pärast, et isa, kui see on võimalik, las see läheb minust mööda, aga sündigu sinu tahtmine, mitte minu tahtmine. Kõige ilmekam hetk sellest teise viiuli südamest Jeesuse elus oli see, kui ta põlvitas maha, võttis veenõu ja rätiku ja hakkas jüngrite jalgu pesema. Ja see oli nii ootamatu, et nii nagu Johannes reageeris, kui Jeesus tuli ja ütles, et risti mind, nii reageeris Peetrus, kui Jeesus hakkas nende jalgu pesema. Peetrus ütles, et meie peaksime sinu jalgu pesema, mida sa teed? Johannes ütles, et sina peaksid mind ristima, mitte mina. Ja mõlemal juhul on see Jeesuse tegevus selleks, et jätta üks eeskuju, jätta üks mudel. Jeesus ütles pärast jalgade pesemist, et tehke teie üksteisele samamoodi. Teenige üksteist. Omage seda teise viiuli südant, mis on valmis toetama, võimestama, õnnistama teisi. Ära karda teenida, ära karda olla madal, sest madalad on need, keda Jumal kord ülendab. Teise viiuli mõtte ja eluviis ei ole selline enda väikeseks tegemine või enda alavääristamine. See on oma usu ja julgusega talendi kasutamine ja sellega kauplemine. Aga mitte stiilis, et mina, minu, mulle, vaid nii nagu Korintuse kirjas räägitakse andidest, mille jaoks need on. Püha vaimu annid, sinul on and, Jumala sõna ütleb, et see on ühiseks kasuks. Ühiseks kasuks, kellegi teise jaoks, kellegi teise õnnistamiseks, ülestõstmiseks, võimestamiseks. Kui me mõtleme teiste viiulite peale piiblis, siis kes meile meenuvad? Et on need esimesed viiulid, aga see on keegi tema kõrval. Moosese kõrval oli kes? Oli Aaron. Ja ta oli kogu aeg, otse kui mitu trepiastet madalama Moosesest. Mooses oli eesmineja. Aga ikka jälle olid need kohad, kus Aaron pidi midagi ütlema, kus Aaron pidi midagi tegema. Ja need ei olnud nüüd need kohad, kus Aaron oleks ütelnud, mis mina. Või need olid kohad, kus tema pidi esile astuma. Moosese kõrval oli ka Joosua. Ja ühel hetkel sai Joosuast esimene viiul. Kes oli Joosua kõrval? Oli Kaaleb. Ja Kaalebil ei ole suurt ja nähtavat rolli Vanas Testamendis, aga kui ta oli mõnes mõttes 40 aastat vaikinud,
siis kui maakuulajad läksid üle Jordani uurima Kaanani maad ja kui sealt tagasi tuldi, siis 10 maakuulajast ütles, et jah, et seal on kõik väga hästi, aga seal on suured hiiglased ja me ei saa hakkama ja me oleme nagu rohutirtsud ja tuli siuke haletsemise laul ja siis korraga võtab sõna Kaalep, see teine viiul. Ja see oli see hetk, mis oli tema hetk. See oli see, kus tema pidi seda tegema. See oli see, kui võib-olla esimene viiul ja 3. viiul ja kogu orkester vaikis ja siis korraga see teine viiul ütleb, et jah, see on kõik õige, aga koos Jumalaga me teeme selle. See maa on võidetav, me saame hakkama. Uues testamendis tuleb meelde Andreas. Andresest enamasti räägitakse Uues testamendis kui Peetruse vennast. Aga see Peetruse vend. Võib-olla kellelgi on see kogemus, on vanem vend või õde, et see on tema õde, tema vend või tunnustatud vanemad, see on tema poeg, see on tema tütar. See just identiteedile väga nagu julgustavalt ei mõju, et ma olen kogu aeg kuidagi tutvustatav kellegi teise kaudu. Aga see ei teinud Andrese rolli kuidagi jüngrite seas väiksemaks või tühisemaks. Täna me räägime Andresest kui evangelismi isast või eeskujust või mudelist. Paulus ja Barnabas julgustajana Pauluse kõrval. Küll on hea, et on neid, kes on olemas, kes on meiega kaasas, kes on meid julgustamas. Kui ma tulen tagasi koguduse juurde, mille me Hiiumaal rajasime missiooni koguduse, siis ma imetlen täna neid sambaid. Mina juba 5 aastat selles koguduses aktiivselt kaasas ei ole, aga ma imetlen neid sambaid, kes on koguduse juures olnud algusest peale, kui me kunagi neid teenistusi alustasime Kärdla koolimajas kuni tänaseni. Kogudus on selle aja jooksul päris palju muutunud. Juht on muutunud, võiks öelda isegi juhid on muutunud, aga küll on hea, et on need, kes on ikka olemas ja kes on toetamas neid esimesi viiuleid. Et nendest inimestest koguduses väga palju ei räägita. Aeg-ajalt avastatakse korra, et kuulge, et kogu see asi seisab püsti nendel sammastel, kes on ikka olemas olnud, need teised viiulid. Tänu Jumalale nende sammaste eest kogudustes. Külastasime viimati Torontos olles Christchurchi teenistust ja see oli õhtune teenistus, see oli erakorraline teenistus ja nimelt pastor Kyle Hackman saadeti sabatipuhkusele 3 kuuks ja selle puhul oli siis all söömine ja siis oli üleval selline ülistusteenistus. Ja kui tavaliselt siis lapsed on ju pühapäevase hommikusel teenistusel pühapäevakoolis, siis seekord oli saal lapsi täis. Ja me istusime Monikaga suhteliselt taga ja see oli midagi väga ebatavalist, et me oleme harjunud sellega, et teenistusel on vaikus ja kõik suure kõrvana kuulavad, mida pastoril öelda on ja kui siis keegi mingisugust häält teeks, siis kõik vaataksid niimoodi, et mis toimub. Ütleme, sellistes kogudustes lastega peredel just kõige mugavam olla ei ole. Aga seal oli kõik, sumin käis kogu aeg ja mõtlesin, et see on nagu alguses on, aga see kestis terve teenistuse. Nii et mingisugusel hetkel ma loobusin jutlust kuulamas, seepärast, et see oli küll kuulda, et kui oleks inglisekeelne inimene, sa keskendud sellele ja sa kuuled ära, aga kogu aeg on midagi, mis sinu tähelepanu tahab võita ja lapsed sumisesid, vahepeal nutsid, siis keegi läks välja, keegi tuli tagasi, kogu aeg mingi liikumine käis selline tõeline mesilas pere. Et ma hindan tegelikult seda väga sellepärast, et kuidas muidu lapsed saavad harjumuse koguduses käia, koguduses olla, kui juba väikesest peale seda ei harjutata. Teistpidi minul, kui ma lähen ja hoiakuga, et ma tahan nüüd midagi saada, ma tahaks Jumala sõna kuulata, siis on ilmselgelt see kõik väga häiriv ja mul oleks selle motivatsiooniga väga keeruline selles koguduses olla. Aga teistpidi
ainuke põhjus, miks, kui ma oleks Torontos ja mõtleks, et kas selles koguduses olla, nendel teenistustel olla, osa sellest kogudusest olla, see põhjus oleks see, et ma olen valmis olemas selleks, et see töö, mida see kogudus teeb, on väga hea noorte perede seas ja see, et on palju lapsi, on suur pühapäevakool ja mul on võimalus kuidagimoodi võib-olla panustada sellesse. Mul on võib-olla võimalus olla teine viiul või kolmas viiul või neljas viiul. Mitte lava peal, aga kuidagimoodi toetada seda, mis on hea. Ja ma arvan, et see on oluline mõtteviis, kui me mõtleme koguduste peale, et me ei piirduks ka oma kogudusega suhestumises selles osas, et see on kogudus, kus mina saan, see on täpselt minu stiil ja see on ühtepidi oluline, aga me võiks natukene laiemalt mõtelda, et mis on see, mida mina saan kogudusse anda. Kas Jumal annab äkki südamesse, et ole seal olemas, ole nende inimeste kõrval selleks, et nad vajavad tuge, nad vajavad ühte eestpalvetajat või nad vajavad kedagi, kes on ustavalt nende kõrval, siis kui nemad on eesliinil, kui nemad mängivad võib-olla soolosid lava peal. Ma olen tohutult tänulik inimestele, kes on minu kõrval olnud, mind võimestanud, mind toetanud läbi aegade ja on seda täna tegemas. Kui ei oleks, armsad, teie tuge, julgustust, ma ei tea, materiaalset või vaimulikku toetust, ei oleks ma siin, kus ma olen, ei oleks ma see, kes ma olen ja ei teeks seda, mida ma täna teen. Mõeldes Toronto Eesti Baptisti koguduse peale, siis kes koguduse toimimist lähemalt tunneb, siis kuigi mina olen ekraanil, mina olen kantslis, sageli klaveri taga, siis te teate, et esimesed viiulid on teatud mõttes kusagil mujal. Aga mul on, ja see on igati loogiline ja loomulik selles kontekstis, aga mul on eesõigus olla teenimas oma kindlasti puudulikul, aga siiski parimal moel seda kogudust teenimas igat ühte teist ja ka igat ühte teist, kes te olete neid teenistusi vaatamas ekraani kaudu või kuulamas raadiost. Täna, kui me mõtleme Risti Johannesele, siis Risti Johannes on meile teise viiuli mõtteviisi ja südamehoiaku eeskujuks. Ta ei vähetähtsustanud enda rolli, aga ta mõistis aegu, ta mõistis Jumala liikumist. Kui tuli Jeesuse aeg, siis ta sai aru, et tema aeg on tagasi tõmbuda. Mina pean vähenema, tema peab kasvama. Ta ei hoidnud oma jüngreid rangelt enda küljes kinni, vastupidi, ta julgustas neid järgima Jeesust. Koguduse kontekstis saab teise viiuli hoiak olla ainult neil, kellel on elu prioriteediks see, mida Jumal teeb. Nii kui meie prioriteediks on näiteks meie teenistus, minu kogudus, või üldse midagi see, millel see minu on ees, siis me ei ole võimelised seda pilti selliselt nägema, et me suudaksime olla teiste õnnistajad. Et on lihtne õnnistada, on lihtne kuidagi rõõmu tunda asjadest, mis ühte või teistpidi meiega seostuvad. Aga see on väga piiratud. See piirab väga sellest, kuidas Jumal meid kasutada saab. Jumal tahab, et me liiguksime palju laiemalt. Ole valmis toetama, julgustama selliselt, et see kuidagi ei seostu sinuga. See kuidagi ei seostu võib-olla isegi sinu kogudusega alati. Võib-olla nende inimestega, kes on sinu jaoks sulle lähedal või kallid või tooks sulle mingisugust tagasisidet. Kui su igatsus on, et Jumala töö ja Jumala riik areneks, siis leiad sa ka põhjust, sa leiad ka võimalust toetada seda läbi teiste võimestamise ja teiste endast ettepoole tõstmisega. Ma lõpetan Nicky Campbelli tsitaadiga. Nicky Campbell, kes on Anglikani koguduse õpetaja Inglismaal ja alfa kursuse looja, ta on ütelnud niimoodi. Jumala kuningriigis ei mõõdeta väärtust positsiooniga, vaid armastusega. Mõnikord on suurimad kangelased need, kelle nime
me keegi ei teagi. Issa, ma tahan südamest tänada sind läbi aegade, läbi kiriku ajaloo, läbi inimajaloo teiste viiulite eest. Need, kes on tõstnud teisi ettepoole, need, kelle osa on olnud see toetada kedagi, kes on eesliinil. Tänu ka nende eest, kes on olnud ees. Tänu pastorite eest, tänu ülistusjuhtide eest, tänu evangelistide eest, tänu juhtide, liidrite eest. Aga tänu ka nende eest, kes on olnud nende selja taga ja kelle nimesid ei trükita võib-olla ajalehtedes või vahel unustatakse ka panna jumalateenistuste videode tiitritesse lõppu. Nimed, keda sina tead. Issand, tänu sulle iga ustava eestpalvetaja eest, kes on palvetanud Toronto Eesti Baptisti koguduse töö eest. Tänu sulle iga minuti, tunni, dollari, euro eest, mida on inimesed ohverdanud ja panustanud sinu riigi töösse, kas siis konkreetselt Toronto Eesti Baptisti koguduses või laiemalt. Tänu sulle nende andide eest, keda sa oled saanud ja saad täna kasutada selleks, et sinu nime austada, selleks, et sinu nimi ja sinu sõna leviks ka TBK kaudu. Aga issand, tänu sulle, et sinu sõna levib väga paljude teenistuste ja Jumala sõna kuulutajate ja muusikute ja muude vahendite kaudu. Las sellel olla üks hea vili. Las see kanda ühte head lõikust. Issand, me palume sinu vihma, sinu püha vaimu vihma ja lõikust nii Eestimaal kui Kanadas. Aga praegu, kui me seda teenistust ka lõpetame, siis me tahame anda oma südamed, ütelda, issand, anna meile teise viiuli süda. Ükskõik, kas sa oled paanud meile eesliinile või oleme me kuskil vaikselt kardina taga pingis. Issand, anna meile teise viiuli süda, mis rõõmustab selle üle, milleks sa meid oled kutsunud, mis rõõmustab selle üle, mida sa meile kinkinud oled. Ja mis rõõmustab selle üle, et me võime kasutada seda iga päev sinu armust, õnnistamaks teisi inimesi enda ümber. Jeesuse nimel palume seda. Amen. Seista sinu armu kätte.
Selline sai tänane teenistus. Aitäh kõigile, kes kaasa teenisid ja aitäh, et sa olid täna koos meiega, kes on jaanipäeva pidamas, sellele mõnusat jaanituld. Mõtleme Risti Johannesele, mõtleme ajale, mis meile antud on ja mõtleme ka sellele, kuidas omada ühte teise viiuli südant, ükskõik milleks meid siis kutsutud siin elus või ka Jumala riigis on. Olge väga hoitud, võtame vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu, Isa, Poja ja Püha Vaim.